Öeldakse 2-3 aastat on ikkagi see nagu see mõnus ja ärev ja aga teil muidugi mitte nii kaua, aga teie selle 3 aasta Ei! Nii, et lasteaiaterapeut räägib, tunnind on kallis. Aga teil tuleb tunnind on selle eest, kui nad maksad. Ja teil tuleb neid hästi palju, et me saame hästi palju artikleid kirjutada sellest. Kuidas te jälle lahku läksite suure pauguga? Nii, aga mis? Ma ei ole su naine, kallike. Mul ei ole päiksepille. Ohoh, mis see nüüd on? Selge. No see on see värk, et Mari lihtsalt on mitmelapselisest perest pärit, mina olen üksiklaps. Ja Mari on harjunud nagu sellisega, et kõik asjad on jagamiseks. Mina olen harjunud, et mina käin enda riietega ja nii on. Mis on sinu omad? Jah, aga ütleme niimoodi, et meil sellist nagu eraldi riidekapp ei eksisteeri, et kõik on jagamiseks. Sellepärast, et ta on lahutatud naine, tulnud kodunt ära ilma... Eriti meeldib talle see minu kleitidega käia näiteks. Just. Tühine riidekapp. Kõik on eelmisesse kodusse võib-olla maha jäetud või ära jagatud on ju ja mis siis üle jääb, tuleb ju... selleni me jõuame ka. Ei, mulle lihtsalt meeldib teate, ühesõnaga, me oleme hommikusöögil, ma unustasin intro ju teha, aga ma teen selle nüüd, sest meil läks lobaks. Kuule, palun tee nii kaua šampanja lahti, oled sa mees või ei ole? Proovin. Et ma olen siin imearmsas kodukeses praegu, õnneks päike paistab, katust pea kohal ei ole ja kaunitari ja koletisega ehk siis Mari-Lennu ja Aleksandriga, kes on üllitanud just väga-väga laheda loo, geniaalse loo, ma ütleks, sellepärast, et kui ma seda pealkirja nägin, siis ma purskasin naerma, sest paremini enam ei või seda asja defineerida, mida ma näen. Et Aleksander, või sul ka, Mari-Lennu, kuidas teil selline ülbus üldse on, et räägite asjadest nii, nagu nad on? Ongi koletis ja kaunitar ja koletis. No me oleme reklaamiinimesed ju mõlemad tegelikult taustapidi. Mina olen Linnari õpilane ja Sass on... Ära nüüd minu poole, tahtsid mind tulistada. Kuule, kas ma joon üksipäini šampanjat või? Ei saa joo üksipäini šampanjat, kuna meil on selline improviseeritud kodu, mis ei ole veel päris nagu sisse kolitud, siis meil on taara lihtsalt on erinev, kust me tarbime, aga... Aha, sest ma tahaks klaase kokku lüüa, sest siin on tähistamist väärt sündmus ikkagi, et noorpaar on koos. Sa oled meie esimene väikse grillpeo külaline ka muideks, et sul on see au teha ots lahti. Imeline. Ma olen väga õnnelik, et te ots lahti, daamid. Kõigepealt lööme klaase kokku. Tere tulemast. Aitäh kutsumast. Aitäh. Ja suve algust siis kõigile teile ka mõnusat, et ka leiaksite armastuse oma ellu ja midagi romantilist ja sama kaunist, kui te siin juures olevat pildilt näete. Võtan natuke kipsist ka peale. Ära palun, oota. See on hobuse oma. See on hobuse küpsis. Miks hobuse küpsis on minu nina ette pandud? Sest me üritan toota siia selle küpsisega korra. Anna, võtta küpsis ka. Oota, kohe tuleb. Hakkab pihta. See on teie laps või? See on Sassi võistlushobune Benton. Ta on natuke nagu laps ka, me just käisime näiteks. Ära nüüd minu selja taha, too siit pool. Ära karda, ta ei tee midagi, ta nuusutab sind. Ta ei olegi saanud varem Anu nuusutada. Anu, võta nüüd see küpsis kätte. Mina ei võta küpsist kätte. Mina ei hakka tegema. Ma panen enda käe sinu käe peale, Keeri ümber lihtsalt. Nii. See on Anu. See on Anu. Anu on safe. Ta mõtleb, miks sellel naisel kaks kätt. Miks ta kardab. See on suur kutsu põhimõtteliselt. Ma ei tea, kuigi mul ei ole hobustega halba kogemust, ma olen isegi nendel seljas olnud. Ettevaatlik tuleb olla, see on suur loom. Aga ma olen näinud erinevaid hobuseid. Mina näiteks kardan hobuseid kogu südamest. See on mõistlik, nagu ma sulle alati ütlen. Kuule, hobune, hops. Niimoodi tohib hobusid sööta või? Aga kui sa vaatab isegi, aga ta ei leia üles selle sulle. Nad ei leia lõhna peale või? See ei lõhne ju eriti. Kui sa mõnda maha viskad, siis... Leiab. No nii, see on linnalapse. Rohkem ei tule siit. No me talle siis. No nii, nüüd läks juba hobuste söötmiseks. Et meil on
sellised põnevad teemad, et te olete suutnud siiski ilma rahvast nüüd meie konnatiiki üllatada selles mõttes, et tulete sellise announcement'iga olete välja tulnud, et te olete paar. Ma natukene kahtlustasin, et võib-olla see on siis ikkagi selline mingi äriprojekt, mida kindlasti paljud ka arvavad, sellepärast lugu on ju ühildusite nii. Kuidas te seda kontrollite? Inimesed ma kahjuks ei saa kontrollida seda, et me peame uskuma, mida te räägite. Aga juba enne siia tulles, nähes teie käitumist, siis niimoodi käituvad omavahel ainult mees ja naine, kes on juba mõnda aega koos olnud. Selline lahmimine ja selline ärapanemine, et olete nii kaks kõva kivi, et ma ei saa aru, kas peate aasta vastu või ma ei vaata selja taha. Kui ta hakkab mu juukseid sööma, siis ma võib-olla kiljatan. Ta haistab seda. Ei, kõik on hästi. Ei, ta uurib siin. Külaline tuli siiski, tema jaoks oled sa ka uus inimene. Aga... Ta on ruun. Ühesõnaga, palun nüüd rääkige, vaadake meie esimest videolõiku ka, seal me rääkisime juba nendest asjadest ka briefly, aga mina tegin oktoobris siis sinu isaga, Andres Otsaga tegin intervjuu ja juba seal ma märkasin, et intervjuu lõpus saabus... Marilen tuli järgi Sassile. Tuli järgi ja ma ei osanud A-d ega B-d öelda. Aga tead, ikka mõtled, et okei, nad on ju muusikud, võib-olla nendel on mingi keika õhtul, üks tuli teisele järgi, no ei hakka. Ja kui inimesed nagu ise ei hakka ütlema ka, ega ma eriti nagu selline nuuskmõmmik ei ole. Enam. Jah. Enam. Varem olen olnud väga paha. Seda teavad kõik. Kas see nüüd paha on selle eluetapp lihtsalt? Ja tead, ja ma võib-olla isegi tunnistan, et ma mõtlesin nagu viivu. Ma mõtlesin, et see ei saa olla võimalik. Et see ei saa olla võimalik. Aga miks? Jah, nüüd me jõuame sellele. Miks? Meil väga huvitab see. Jah, nii et Anu, shoot. Ma ei saa aus olla lõpuks. Miks ei saa? Ma ei ole nii palju joonud. Võta siis lonksõna. Võta lonks. Ei, ära kalla juurde. Pärast ma pean hobusega koju rahvusega. Mis juhtus? Kirp on või? Huulehulk on laiali. Läks laiali natuke. Tahad vatitikku? Ei, ma olen last olla. See on nii vähe ka. Mida sa ka märkad? Paned tähele, jah? Ja see on ju väga seksikas liigutus, et oled ju daamiga väljas kuskil ja siis puru, oota kallis ja siis tuleb juba väga meeldiv. Noh, vaata see koletised, need koletised sellised ongi. No ma lihtsalt nagu... Oluline info. Miks ta meid kokku ei kujutad ette? Mõeldes Marileenu taustale, esiteks, ta on ju meil olnud väga suur staar. Et nii ka madalale langesin või? Gotcha! Või et mina oma väikeste töntside jalgadega hüppasin latist liiga üle. Just. Sõna, jah. Nii ma mõtlesin. Ja tead sa mis? Ma pean sulle tunnistama, et ma mõtlen igal hommikul tema kõrval ärgates täpselt samamoodi. Et kuidas ma sain sellise Siresääre? Ja ma olen ennegi kogemata hüpanud. Mitu korda, aga ma ei ole suutnud seda hinnata. Sest et Carl Jung on väga ilusti öelnud, et esimesed 40 aastat me harjutame ja õpime elama ja siis hakkab päris elu. Ma olen olnud... Salvede maha jooksmine, seda tahad öelda? Jah, ma olen olnud prooviperioodis ja etendus tegelikult hakkas alles nüüd. No aga oled sa siis olnud ka selline raju venn, sa ju teed sellist raju muusikat ja elad. No ühesõnaga ma pean tunnistama, et ma olen sind kõrvalt näinud, kui sa olid oma eelmise naisega koos ja ausalt öeldes, me oleme koos etendust teinud komöödiateatris ja me tegime ringreise mööda Eesti ja mind natukene hämmastas sinu suhtumine naisesse, sa ei rääkinud kunagi tast halvasti. Sa ütlesid pigem, te elasite maal, on ju siin lähedal, poole tunni tee kaugusel. Ja
ja see, kui me tiirutasime ringi ja siis meil oli seal grupis oli veel teisi toredaid mehi, on ju, kellega te siis iga peale etendust peaaegu siis see lõppes rüüpamisega ja sellise. No ühesõnaga, sa ütlesid mingi sellise tsitaadi ka, et ma olen ikkagi väga õnnelik, et mul kodus on selline naine, kes hoiab kõik asjad nagu joone peal. Aga mulle tundus, et sina elad nii, nagu sina tahad, nii nagu Jumal juhatab. Mul oli sellest naisest suita kahju. Eks tal on seda suhtumist natuke praegugi nagu sees. Aga ma usun, et kindlasti, eks me kõik muutu nagu vagamaks aastatega vist on nii, on ju, et elu õpetab ja tihtipeale nagu annad aega seedida, ei põruta kohe vastu. Ma arvan, et minu puhul ka kindlasti ma olen ikkagi nagu elu jooksul palju rahulikumaks muutunud, on ju. Ma arvan, et Sassi kohta sama lugu. Aga vahepeal, kui see ikkagi see sarviline tuleb välja ja siis mina olen nagu okei, chill, las ta olla natuke aega, las ta olla. Ja siis tavaliselt on vaja mingid emotsioonid ja asjad ära seedida ja siis ta elab need läbi oma emotsioonid ja siis on jälle chill kõik, et nagu parem on mingitel hetkel, mul vanaema alati ütles, et ära sitta pargi sitle paisema. Aga kuidas see pauk ikkagi ära käis, et vaadake eelmist videot ka, te ei saanud kuskil backstage'is kokku, eks ole, et see on seotud ratsutamisega, ma ei hakka seda ümber jutustama, aga no, ja sellest ju ei piisa. Okei, ta istus autosse, sa vaatad, et vau, armumine esimesest silmapilgust selja tagant. See oli üks suur skeem Mihkliga, ma tean küll. Mina sain nädal aega enne seda sama hobuse finaaliüritust teada selle kõne Mihkli käest, et kuule, kas sa saaks autojuhiks tulla, sest ma olin aasta varem ka tal käinud abis hobuseid sõidutamas. Ja siis ma pärast hiljem sain Sassi käest teada, et Sass sai 2 kuud ennem teada, et Tuhka-Triinu tuleb ka sinna tripile. Sain. Aga sa mõtlesid, et see on nagu nüüd mingi võimalus või? No, see võib kõlada nii, tegelikult ei mõelnud. Tegelikult ma mõtlesin, et lihtsalt äge. Aga... No kuidas sa lähenesid? Ta tuli sinna autosse, imeilus printsess. Mitte midagi väga ei lähenenud. Tema ise hakkas küsitlema, et kes see tüüp selline on, sest tal oli räägitud, et mingi Sass, mingi Köömes on ka laul ja see ei teadnud midagi sellest. Ei teadnud midagi sellest ja siis... Teadis seda Maria lauluga, ei teadnud seda, kes seda laulab, eks ole. No põhimõtteliselt selle tee jooksul, nagu, mis on siis Lääne-Harjumaalt sinna Ida-Virusse, viiekesi me autos olime kambakesi, siis juba meie seesama sõber Mihkel sõid, paneme nüüd seda kosmosejõge, siis kõik plämisevad selle autos, siis Sass, laula nüüd kaasa, siis saab sõnadest paremini aru, nii et ma arvan, et see on ikka Mihkli sobing vist ka. Jah, et see kindlasti Mihkel Eesti ühe parima hobusekasvataja tõuaretajana ilmselt nägi meis mingisugust sellist tõupotentsiaali ja suur tänu talle selle eest. Aga tegelikult, et mis siis juhtus, et lisaks sellele, et me mõlemad oleme muusikud ja mõlemad, Mari-Leen sellise väga kõrge karjääri, mina omakorda jälle sellise väga pika ja vaikselt areneva, aga stabiilse karjääri teinud muusik. Lisaks sellele, et meil on ühine armastus hobused, kus Mari-Leen on tegelenud hobustega 30 aastat ja mina 3. Ehk siis, et mul on nii palju temalt õppida ja küsida, et siis meil ilmnesid veel mingisugused sellised naljakad asjad, et kuna mina olen töötanud produtsendina ja natuke režissöörina ja näinud seda teletöö teist poolt või olnud seal teisel pool lauda, siis ja Mari-Leen on just praegu avastanud endale nagu filmimaailma ka telgitagused, et ta on Mart Sanderi filmil käinud siin abis igasuguseid rolle täitmas ja loodetavasti esineb selle filmi puhul imelise tegevprodutsendina või lainprodutsendina, siis meil oli seal omad teemad. Pluss siis see, et mina olen olnud viimased 20 aastat seotud väga reklaamivaldkonnaga. Olles seda mitte kunagi elus koolis õppinud.
Mari-Leen selle poolest on Linnar Priimäe õpilane ja lõpetanud reklaam- ja imagoloogia või mis tal suhte siis ta võib sind täiendada, õpetada. Mina lõpetasin kooli ära ja siis läksin oma ellu ja lapsi saama ja ma ei ole eriti praktiseerinud seda valdkonda, aga see-eest tema on praktiseerinud, pole õppinud, nii et pluss me saame see, aru, et kõik see nagu, mis võib-olla sul tundub natukene sellise nagu paugutamise või sellise lahmimisena, siis mul on endal ka selline tunne, et me oleks nagu 25 aastat abielus olnud. Ja et noh, et meie päev võibki alata mingisuguse nagu mikrotüliga, aga minu arust on nendes väikestes salvamistes aeg-ajalt rohkem armastust sees, kui mõnes ma armastan sind ütlemises. Et meil on, ma ei tea, vist on nagu selline aeg, et tegelikult tahaks proovida, et mismoodi käib siis see inimeste taltsutamine ja kompromisside leidmine ja mitte ärajooksmine. Mina ei ole seda elus proovinud. No vot jah, siin on ikkagi see asi, mida hästi paljud vanemad inimesed, mis mulle on jäänud nagu kuidagi on öelnud, et sa võid partnerid elu jooksul vahetada, aga kui sa ise ei arene ja ei õpi, siis need samad probleemid tulevad sul tagasi. Et seda need partnerite vahetamist me oleme mõlemad elus teinud nagu piisavalt, et mina olen seda meelt, et tuleb ennast arendada ja õppida ja olla, et siis nagu jah. Sest et minule sa meenud sellest ajast, kui sul tekkis see idülliline suhe. Kas ma võin hobuste hambarst oli ta või? Hambarstiga tekkis need imelised pulmad seal jää peal. Sorry nüüd. Ei, tegemist on minu väga hea sõbraga. What? Oot, mida? Palun räägi lähemalt. Seal ei olegi midagi lähemalt rääkida. Eksu on sinu sõber. Ja mitte ainult eks, et mu laste isa ka. Ja vabandust, jah. Mari-Leenu lapsi ma tundsin enne kui Mari-Leenu. 2 aastat enne vist või? Jah, sest et mina käisin võistlemas ja tema endine nimi on Tikk ja Eesti, ma arvan, vingemad kestvushobuste aretajad on Tikud. Tema on üks nendest 3 vennast, keda ma kõiki julgen oma sõbraks kutsuda ja väga austan nende isa. Ja nemad on võimaldanud mul Eesti ühe tipphobusega sõita. See sama kaunis hobune, Bent on seal ja ma olen neile väga tänulik ja ma ei oska neid ära tänada selle eest. Aga nad teavad nüüd, et te olete koos. Ja, muidugi. No seda oli väga keeruline teatada. Sellega oli ka muidugi tore uudis, et siis kui me Sassiga juba olime nagu mingi mõned nädalad või kuu või tegelikult jah, ikka pigem mõned nädalad nagu mehkeldanud, siis tema ütles, et nii, ma pean ikkagi see eksabikaasaga, ma pean ta välja kutsuma õhtusöögile ja talle ära rääkima. Et nüüd on asjad see kripeldas ikkagi. Ja mul on nagu, mis mõttes sa pead talle rääkima? Nagu see on meievaheline asi ja ei. Ma pean talle ikka nüüd ütlema ja siis ta kutsuski ta välja ja siis nad rääkisid ja siis loomulikult ta juba vist teadis kuskilt. No ja nad oli juba kuulnud ja ma lihtsalt tundsin, et kuna ma veedan tema lastega nagu kuidagi juba ebanormaalselt palju koos aega, mida üks võõras inimene võib-olla tegema ei peaks, et mul on nagu kuidagi selline kohustus ikkagi. Kohustus või nagu mingi auasi öelda, et selline lugu, kallis sõber, et mina ei tea, kust see tuli ja ma tõesti ei tea, kust see tuli, aga et Mihkel Kangur. Mihkel Kangur ja nii, aga kuidas see reaktsioon oli siis sõbra poolt? Ütles, et ta juba teab ja hakkas naerma. Naeris ja rohkem nagu sellega oli teema. Ütles, et vaatan, et proovid siin meile ennast hõimlaseks sebida. Täitsa rahulikult. Ma küsin vahemärkuseks, kas tal on ka juba keegi jõus? Jaa, ikka on. Siis on rahulikum. Ja selleks hetkeks me olime juba olnud, ma mõtlen, juba 5 aastat lahutatud. Nii et on aega olnud õhku vahel anda ka. Mis sa vahepeal tegid, Mari-Leen, selles mõttes, et me teame, ma tegin suga ühe hommikusöögi nüüd mingi aeg tagasi, see oli siis mitte eelmine suvi. Varsti 2 aastat tagasi. Jah, 2 aastat tagasi tegin, siis sa tulid nagu pauguga tagasi, sest sa olid hästi pika sellise
pidanud elanud nagu kuskil. No ma olen sellest maaelust, ma olin ju 10 aastat Võrumaal enne seda, on ju, et sellest maaelust nüüd natukene võtnud puhkust, sest ikkagi, kui sul on loomad, hobused, asjad, siis sa oled 24/7, mõtlen, kui sul on kodus hobused, siis sa oled 24/7 hobustori. No aga nüüd on teil jälle siin hobuste teema ju ümber. Ja, aga see on ikkagi jagatud vastutus esiteks ja teiseks see ei ole, vastutab ikkagi see inimene, see meie armas sõbranna, kelle koht see on. Meie aitame teda nii palju, kui me saame, aga ja kui me oleme miski kokku leppinud, siis me teeme. Aga üldiselt ikkagi, kui hobused on väljas, siis ma arvan, et aiast väljas, kes tööd ja tee peal, siis on tema see, kes selle telefonikõne saab. Okei, et sul nagu oli ühel hetkel nagu... See on jube väsitav, see on nagu tänuväärne ka, kui sa need samad nunnud varsad sünnivad ja sul on nunnumeeter põhjas ja nii armas ja tore, aga kui sa pead neid ravima, toitma, tegema, siis see on nagu päris koormav. Eriti mul oli neid niisugune üle 20 ka. Nad ei sünni alati tervelt ja hobune on üks selline müstiline loom, kes suudab ennast täiesti suvalisel hetkel ise täiesti vigaseks teha, ära lõhkuda, mida iganes, et see mingi oht on kogu aeg olemas, et ta lihtsalt otsustab, et ta pehmub millegi peal, jookseb peaga vastu puudu. Põllumajandusliku ja taluniku töö on nagu hästi raske tegelikult ja väga alahinnatud. Ma ei mõtle siis ainult ka loomakasvatajaid, siis hobusekasvatajaid, vaid üleüldse kõik, kes meid toidavad tegelikult on ju, põllumehed. Et ma nägin nagu seda poolt ja tajusin, mul olid ka lihaveised päris pikalt ja et ma tajusin nagu seda poolt ja tegin seda asja, mis oli minu jaoks väga huvitav kogemus. Aga peale nagu 10 aastat ma mõtlesin küll, et puhkaks natuke ja nüüd ma olen siis 2,5 aastat elanud rahulikult korteris, käinud hobuste juures, kus nad on kuskil seal, kus keegi teine vastutab 24/7, mina ainult seal käin. Ja või noh, ja see ei hirmutanud sind, et Koletisel on tegelikult siin see maakoht, siis kui te kokku saite, ta ju sa elasid ju maal siin samas Vihterpalu. Miks see mind hirmutama peaks? No selles mõttes, et sa just tahtsid kõigest sellest nagu priiks ja siis jälle... Tal oli üks lammas ja 2 kana, see mind ei hirmuta, kui sul on olnud mingisugune 40 lihaveist ja 20 hobust, on ju. Okei, ma mõtlesin, et sa tahtsid täispöörde teha linnatüdrukuks hakata. No ei, ma teadsin, et ma täispööret ei tee, sest see loomade värk ja hobuste värk on mul nii hullult veres, et ma teadsin, et ma tulen kindlasti tagasi selle juurde ja tegelikult ma võingi öelda seda, et kuna mul enne sassiga tutvumist 1 aasta aega ennem suri üks hobune ära, täiesti nagu hobustel on vahel koolikud, mingit põhjust ei ole, suri maha ja mul oli samal aastal veel mitu tükki haigeks jäänud ja mingeid jamasid olnud ja siis mul viskas nii kopa ette, et ma mõtlesin nagu aitab mulle sellest jamast küll. Muidu ma käisin ikka ratsutamas, ma ei olnud põhimõtteliselt peaaegu aasta aega hobuse selga istunud, kui ma sain sassiga tuttavaks, kes on noor entusiastlik, 2 aastat tegelenud ja võistleb ja kõik nii tore. Lähme nüüd tolli ja siis vedas mind uuesti ratsutama ja siis me hakkasime vaikselt käima, käisin temaga trennisid kaasas. Ja ta tõi mind tagasi hobuste juurde, et mis pidi varem või hiljem juhtuma, nii et ega see puhkus jäi üürikeseks, aga siiski oli. Aga tulite esialgu siia maale siis siia? Siia, jah. Okei, aga tegelikult nüüd on üks kurb uudis meil veel põhimõtteliselt, et kas jääme selle koha pealt, lähme edasi, et kas sa kujutasid endale ette, sõber kutsub su siis siia oma koju, mis on siis ikkagi maal, metsade ja niitude vahel. Kas see oleks sul olnud okei elada siin? See oleks okei olnud. Ja lihtsalt see loomadega ja põllumajandusega seotud töö on nii suur, et see on aga lihtsalt maal elada, mulle meeldib. Okei, sellega on fine. Kas nüüd natukene ei ole nagu süda lõhki kistud, et Aleksander teatas, et ta peab, homseks pidid välja kolima või selle nädala lõpuks pidid oma kodunt välja kolima. Asenduskodu on siis siin meie selja taga. Loomulikult olles ise oma kätega ehitatud kodu müünud ära olude sunnil. Loomulikult ma mõistan ja näen seda kurbust ja üritan nii palju olla toeks kui võimalik, aga elu on elu ja meil on siin juba uued järgmised plaanid, mis ei ole isegi selle kohaga seotud ja võimalused olemas, et Aga Aleksander, räägi natuke sellest, et ma mäletan seda hetke, kui sa veel elasid Nõmmel ja sa väga entusiastlikult rääkisid sellest, kui sa said selle maakoha. Sa olid üli õnnelik. Iga kord sind kohates ma küsisin, no kuidas on? Tahtsin natuke seda, et
et noh, sa pead sõitma, on ju. kuule, ma käisin sulle mingi sünnipäeva puhul isegi oma mune toomas ja niimoodi. Omamune või kanamune? Kuulge! Ja sain ka mune, koletise mune, olid karvased küll. Koletise munad. Et ühesõnaga, et issand, kui hea see koletise munad võiks teha, kanu kasvatad seal puhta toidu peal. Et no, iga kord natuke küsisin, no, kuidas sa ikkagi viitsid sõita see tunnike ja kuidas sa viitsid seal olla talvel ja sügisel, kui on porine. Ma mäletan, siis sul oli kas nugis või rebane või kes kurat see oli, kes kõik kanad ja munad nahka pani, on ju. Ja kogu see tramburai, on ju. Ja nagu natuke ise ka nagu, noh, kas nüüd juba aitab ja kas nüüd on juba kõrini sellest maaelust. Ei, sa olid iga kord, sa olid nagu sillas ja ei suutnud ära kiita ja no muidugi siis tulid need koroonavärgid, asjad. Ideaalne on ju, kõik olisid praktiliselt maal ja sa olid juba seal olemas. Absoluutselt. Nii, ja nüüd ma ei suuda uskuda, kui ma lugesin seda uudist, ma ei tea, kas sa kirjutasid kuskil sotsiaalmeedias sellest, et sa nagu lahkud maalt, muidugi sealt lugesin ja panid maja müüki. Ja ma nagu ei suutnud uskuda, ma mõtlesin mitut asja ja mõtlesin, et okei, et kas see on olude sunnil, et kas see on nagu, kas sa pidid seda tegema või sul oli samamoodi kõrini nagu printsessal. Mis siis tegelikult juhtus? Julged sa rääkida? Juhtus kurb asi. Kurbus on sotsiaalne konstruktsioon, mingisugune emotsioon, mis on meie kõigi seas niikuinii olemas. Et täna ma juba julgen öelda, et ma arvan, et juhtus midagi ilusat, mis pakkus mulle võimalusi läbi elada mingeid selliseid situatsioone, mida sa ei taha, aga pead läbi elama. Sa olid ikkagi sunnitud? Ma olin sunnitud, jah. Et, või noh, selles mõttes, et mind sundis minu sitt ärivaist, kõhutunde mitte usaldamine ja see, et ma olen liiga sinisilmne ja hea inimene, ärimeheks ei kõlba. Kuidas tundub printsessa sellisega? Minul on raamatupidaja geeni, nii et... Okay, selge. Et me räägime tegelikult sellest, et sa ju tegid, olid kaasatud produtsendina vist sellisesse väga-väga menukasse seriaali nagu Armastus. Ja, et no, mis kaasatud? See oligi tegelikult selline koroonaprojekt, et ühe sõbraga otsustasime ühel hetkel, et peab midagi tegema ja esineda ei saa ja tuleks teha üks äge mingisugune siuke teleasi, noh, midagi vinget. No ja siis me pidasime plaani, tegime vinge asja. Täiesti tundmatute tegijatena oli väga keeruline sinna leida alguses toetusrahasid. Eesti telekanalitel nagu ikka üksinda on vähe raha. Meie otsustasime, et läheme teadlikult, ühesõnaga esimene nagu sitt otsus, et teadlikult miinuseelarvega minna, et küll me kuidagi saame. Aga mul oli tegelikult tänu minu sõber Eero Nõgenele ja nendele projektidele, mida ma temaga teha sain, oli päris hästi ja ma oli nagu isegi kartnud seda miinust. Oota, sa panid ikkagi oma raha alla või? Kas sa panid oma maja panti või? Ühel hetkel tuli ka seda teha, jah. Aga et see sellel hetkel, et need plaanid olid ikkagi nii suured ja nii ägedad, et mulle tundus, et see on päris hea nagu investeering, sest et öeldakse, et kes ei riski, see šampanjat ei joo, eks. Et ma võin täna öelda täiesti ausalt, et sellel ütlusel on ka täiesti teine pool, et kes riskib, võib ühel hetkel joob šampanjat, aga mitte enam omas kodus, vaid heade inimeste armust ja ma olen väga tänulik, et ma olen saanud sellise õppetunni ja et ma tegelikult, ma ei viitsi ennast kiita, aga ma olen siiralt hea meel, et ma otsustasin vastupidiselt kõikidele soovitustele. Mis need soovitused olid? Lase pankrotti. Ära piinle, jääb kodu alles kõik.
inimesed, keda ma palkasin selle armastuse seriaali tegemiseks, ma olen neid kokku lugenud, üle 250 vist 202 hooaja peale. Minu jaoks oli oluline rohkem minu südametunnistus ja minu sõna ja ma otsustasin, et ma olen selle riski võtnud ja ma olen sõnapidaja mees ja mul ei olnud muud võtta kui minu kodumets kõigepealt ja siis kodu. Ja see on nüüd tehtud, nüüd on klaaritud ja rohkem ma ei viitsi sellest rääkida. Okei. Ühesõnaga, ma tahan seda küsida lihtsalt lõpetuseks. Kas kõik need inimesed, kes seal tööd tegid, said oma palga kätte? Jah. Ja see oli sinu, jah? Peale sinu muidugi. Sinu palk on siin. Sul on õigus. Ma tean. Sul on õigus. Lase ühest asjast lahti, saab parema. See ongi minu palk ja see, et ühel kaunil hetkel, kui ma olin seal oma kodus ja kui mul hakkas kangastuma see, et ma jään sellest kõigest ilma ja ma ei suutnud 2 kuud diivani pealt püsti tõustagi, mõeldes igasuguseid jaburaid mõtteid, eks. Et see, et ikkagi sellest olen läbi tulnud, see on kingitus ja mul on hea meel, et ma olen ikkagi kuidagi suutnud siiamaani vastu pidada, sest mul on tõesti kingitus. Ma arvan, et see on sinu päästerõngas. Jah. Aga Mari-Len ikkagi ma mõtlen, et kui nüüd mees on... Liha pidid panema ka või ei pidanud? Kas sa... Läks meelest ära. Mul ka. Võtke seda. Ärge muretsege. Ma mõtlen seda Mari-Len naisena, ja juba teatud vanuses on ju, et kui me ei ole 18 või 20-ndates, et on selline mees, õnneks ta on aus, see on kõige olulisem, et osa mängivad mäkra, on ju, see on minu maa, need on minu hobused, mul on raha Šveitsi pangas, mingid valejutud on ju, et murda siin ilus kitseke. Aga... Kuradi ilus kitseke, sa ei ole üldse kindel, kumb siin meist koletis on, by the way, nagu. Siis, kas see siin natuke ärevaks ei tee? Naised on ju ikkagi sellised, kes tahavad, et kindlustatus number 1. Aga siin, mis me näeme? Ma ei tea, mul ei ole seda kunagi elus olnud, ma olen alati pidanud ise rabelema ja tegema, nagu sa isegi tead, on ju. Et see ei ole minu jaoks kõige esimene prioriteet. Sest kui on ikkagi muud asjad on paigas, siis sa ikkagi leiad omale need, saad toidu lauale ja asjad tehtud, ma arvan, et see... Mina ütlen seda, et nagu olles siis esimest korda elus käinud ka Mari-Lenu kontserdil ära. Mari-Len teatavasti suudab teha 2 liini. Üks asi on selline nagu kõrtsiliin, tantsupeoliin, kus fonogrammiga teha. No sellest, tegelikult tegemist on professionaalse artistiga, kõik on väga tore ja selle me saame aru ja need fonod on ju suurepärased ja lood on suurepärased, aga täna on tal ka see rockbändi variant. Ja ma käisin selle kontserdil, mina ei tea, ma ei teagi sinust midagi. Ja käisin ja vaatasin, et fuck, selline nagu rock'n'roll milf ja jõle head lood ja tundsin piinlikkust seal, et hakka nüüd mine koju, hakka kiitma, eks ole, tahaks ikkagi, et võt seal oleks või nii teha või midagi ei ole öelda, lihtsalt nii cool. Sassile enne minu laivi rohkem närvis kui mina. Seda küll, jah, see on tõsi. Aga see veel tõstis upliftis sind veel kordades, sa mõtled, issand jumal, see on minu naine, kes seal praegu paneb nii rajult ja nii ägedalt. Ja ma näen, et olgu need hobused, mis nad on ja lapsed saavad suurepäraselt kasvatatud ja kõik on väga hästi, aga tegelikult ta kuulub lavale ja
ma siiralt loodan, et tal on seda võimalust aina rohkem ja rohkem, sest siit on pauku tulemas. Sinu kohta sama öelda, et ma olin suhteliselt üllatunud, kui ma nüüd Köömese laivil suht hiljuti käisin esimest korda, et nagu okei. Siin on siis need muusikugeenid ja näitlejageenid kokku pandud ja siis veel nagu törts mingit vürtsi ka, et see vend ikkagi jällegi laval hüppab ikka täiesti hullult ja esineb, et mul on talt nii mõndagi õppida laval, ma ütleks isegi. Ahah. Aga kas te hakkate koos, automaatselt küsimus tekib, ma arvan, vaatajatel ka, et kas te hakkate nüüd koos ka panema? Hea raha eest tuleme, paneme. Mis vaja? Hea raha eest panema. Paneme, mis vaja, kaua vaja, kus vaja. Panomehed ja panonaised. Et kui meil oleks seda IT-nutti tead, Anu, me teeks isegi OnlyFansi, aga no ei jaksa tegeleda selle uploadimisega. See oleks ju miljoneid väär. Kaamerat ka ei ole. Ma ei ole selles nii kindel. Kahekesi koos teete ja paarina. Tead sa, ma ei tea, ma kardan. Samas vaata, muinasjutu porno. Tuhkatriinu, printsess, kaunitar ja Kolett. Jaa, see oleks ju mega. Mul juba $märgid jooksevad silme ees. Kuule, äkki sa viitsid tegeleda sellega, sest et sul on siin jumalast töökas rahvas. Toimetab kõik. Passivad tühja praegu, kaamerad on paigas. Kulge, te lisa ei taha teenida. Aga me võiksime esimese... Marilenuga OnlyFansi. Kuulge, sõbrad, me võiks esimese seti kohe ära teha. Meil on laud. Nii, vaata, nüüd Anu hakkab kohe lavastama. Meil on väga seksikas. Sa lubasid meile ennem voodinippe jagada, kui me Tallis varsse vaatsime. Nii? Ja too see välivoodi siia, ma hakkan kohe näitama. Näete, see on päevitustoon. Ma mõtlesin, et see on Sassu voodi. Kuulge, sõbrad, kas te olete juba selles mõttes leivad ühte kappi pannud, et elate päriselt ka koos? Et ma saan aru, siin on üks putka. Üks elab ikkagi linnas, teine elab maal veel. Siin loetud tunnid. No, selles mõttes, et me ei ela koos ühes punktis, aga me oleme selles, ma ei tea, üle poole aasta juba tegelikult. Laveerinud siia sinna. Laveerinud ühest kohast teisest. Neid päevi, millal me ei ole koos olnud, on tegelikult protsentuaalselt väga vähe. No igal juhul, kui mina eile helistasin, siis... Pruut ei teadnud, kus sa oled. Ei, ma ütlesin, ma tean. Eetsin sulle seda sittasin. No ostsin natuke odavama, kui oleks olnud plaanis, eks ole. Ja no siis hakkab peale. Paluks katuseraha siia peale. Katuseks ei olnud raha või? Katuseraha oleks väga Katuseraha oleks. Sa ei kujuta ette, ma võin sulle rääkida. Ta pani üksi telki kokku. Ma panin seda üksi ja tead, kui keeruline on neid kokku ühendada. Ahah. No selge, aga see sai tehtud. See sai tehtud ainult selle pärast, et sina tuli, mitte oma naise pärast. Ei, Marileen oleks käskinud mul seda teha, siis ma oleks tegelikult umbes esimese asja peal mul oleks olnud, et ei, me tellime. Ma sain kohe aru, et parem on, kui ma midagi ei käsi, las möllab ja vaatab ise. Ta ma hästi paljudest asjadest aru saanud. Parem on, kui ma ei torgi. Kui palju te tülitsete üldse? Sitaks. Sest ma tulin juba siia, siis ma sain aru, et see pall käis nagu piu-piu, et te ikka panete täis laksuga. Täis laksuga ei pane. Te olete nagu masohhistid natuke, te saate sellest rahuldada. See on natuke huumoriga ja siukse asjaga nagu käib. Et halvate ei ole nagu teineteise vastu. Me oleme nagu põhimõtteliselt sellised kaks väikest aurukatelt, kellel on ventiil ja siis ta kogu aeg tuleb siuke vilega, lased nagu survet välja, natuke see lenda õhku. Kogu aeg pidevalt selle surve niimoodi kenasti maha lased, aga täitsa maha ei tohi ka lasta, sest et vaata, kui sa selle ventiili lahti keerad, siis ei ole ühtegi muret. Aga see katel ei tööta nagu. Vedur edasi ei liigu. Sul on ikka teooriad, ma vaatan. Ilusad kujundud, laused. Aga mis kõige suurem selline tüli või komistuskivi on olnud, mida natukene nagu on jäänud isegi kripeldama võib-olla, et oleks võinud olemata? Vot mina annan siin jutujärje üle nüüd. Nii, palun. Kaunitar. Jah. On olnud mingit sellist nagu kiberamat kohta, kui sa oled tõesti mõelnud. Sa oled küll naine, kes on igasuguseid olukordi näinud ja tajunud. No minu jaoks on ikkagi kõige õudsam asi ükskõik missuguses suhtes see, kui ma tunnen, et mind ei hinnata. Ja kui see tunne nagu ära tekib, siis mul on juba ikkagi tekib see, millest me ennem rääkisime, et nägemist ma lähen ära nagu tunne ja seda on ikkagi paar korda tekkinud. See on väga kummaline,
ja mida me oleme nagu ka pärast ja siis, kui me oleme arutanud ja selgeks teinud, siis see tuleb välja, et ikkagi nagu mina kui kommunikatsioonikraadiga inimene ütlen, et üldiselt kõik probleemid on miskommunikatsioon. Sest et ma ise ei tunne nagu, et ma ei hinda. Ja siis mina täiega tunnen ja siis tuleb välja, et aga ei, ma ei mõelnud seda üldse nii, aga ma mõtlesin, et sa mõtlesid seda nii. Et inimene hakkab nagu kruttima tead ennast üles küsimata, et kuule, kas sa mõtlesid seda nii või nii? Aga läheb oma nurka, ta ütles mulle nii, järelikult ta mõtleb nii. Aga see ei pruugi olla. Aga see on naiste puhul nii, naised käituvadki nii. See peaks sulle juba selge olema, sul on ikka mitu naist olnud elu. Ma läks nagu psühholoogi juures. Minge nõustamisele vahel. Ei, me oleme praegu ju. Anuteraapia tunnid. Anuteraapia. No õnneks olete mõlemad kogenud nii mõndagi, et ma arvan, et siit võib tulla midagi. Noh, nüüd siin psühholoog siis nagu kuulanud kõik kogu selle asja ära ja sa näinud. Tead seda, et psühholoogid üldiselt hinnanguid ei tohi anda? Ma tean, aga ma olen teistmoodi, et kui te minu juurde tulete, siis mina olen seda sorti. Et mina iga sessiooni ja vaatemängu lõpus annan alati ka hinnangu. Sest see hinnang oli mul juba ka enne. Aga kui te suudate jätkata seda huumori võtmist, siis te panete kaugele, on ju. Aga kui tekib, ma näen ikkagi selles inimeses seda, et siin on nagu see mina ja viupau ja lähen minema. Ja siis ma kardan, et see võib olla nagu selline lõplik. Aga sinu puhul ma näen seda, et sa lased minna. Et sa võib-olla mingil hetkel ei võitle nagu lõpuni selle asja eest, mis sul kullatükk on sul süles. Et ongi, tõmbad nosu täis, lööd käega ja mõtle persse. Ja vaata, kui hästi see mees mul järgi käib. Mõtlemata homse peale nagu hiljem muidugi seda kohutavalt kahetsedes, aga siis on see damage juba tehtud. Ma olen nõus taga. Et ühel hetkel, kui Õhtuleht sind ikkagi vallandab, siis soovitaksin Praxis avada, sest et need on väga-väga tõesed ja kuldsed sõnad. Et selles mõttes tore on teid kõrvalt vaadata ja see vibe on nagu soe. Selle üle ma olen tõsiselt õnnelik, et selles mõttes ei ole küll nagu... No olgugi, et tegu on Milfiga, on tegemist ikkagi veel üsna noore inimesega ja hästi säilinud selle... Kule ta on sust noorem, vabandage väga. Ma räägin. Jälle võit. No ma räägin, sul on nii mitu asja jopanud, et ma ei saa aru. Ärge rääkige mulle sellest, et mingisugune pankrot või kodu kaotamine on õnnetus. Ei ole, see on võimalus. See tuleb lihtsalt ära kasutada. Kurat, see on ainulaadne võimalus, sest ma ei tea, ma mõtlen praegu, kas pankrotis mehe ka ma riskiks. Ma mõtlesin ka. On ju? Ta mõtleb seda siiamaani. Aga mis sa näed nagu seda potentsiaali selles koletises, selles mõttes, et... Mis sa temast näed siis muidu? Kas sa näed, et sealt, et kui sa nagu õigeid nuppe keerad, et sealt, vaata, naistel on see mingisugune vaist. Mu enda mees läks ka pankrotti tegelikult. No ma näen inimest ikkagi üsna läbi, ma arvan, üldiselt. Ja ma näen, minu viga on muidugi see, et ma näen alati potentsiaali, aga potentsiaalid ei pruugi alati realiseeruda, aga isegi see ei ole kõige hullem nagu. Et mulle meeldib see inimene lihtsalt. Kõigil on elus kehvemad ja paremad ajad, see elu jagunebki ju etappideks, et on endalgi olnud paremaid ja halvemaid aegu. Just. Rääkige sellest loost ka Koletis ja Kaunitar, ma hakkasime enne rääkima. See on Kaunitar ja Koletis. Vabandust. Ma olen juba nii lummatud Koletisest. Selle loo siis Sass hakkas kohe rääkima, teeme Soome coveri, teeme dueti. Umbes esimesel päeval, kui me tuttavaks saime, umbes hakkas juba see jutt pihta, siis lasi mulle seda Antsi Kela loo 1972 cover, meie versioonis siis, meie mahlas. Ja alguses ma olin ikka, mul läks ikka mingi esimene kuu oli mingi ei, mis asja nagu, milleks nagu. Ma olen juba teinud neid Soome covereid küll, neid rahutud tuhkatriinusid ja printsesse. Mis on väga edukad olnud ju, näed isegi. Ja, aga ta ei ole Sven Lõhmus, vaata. Kui Sven teeb sulle ettepaneku, siis sa oled nagu pigem nõus, vaata. Aga mingi... Nii. Ja siis lõpuks ta nii kaua käiski pinda kuniks, siis mõtlesin, et okei, teeme. Ja siis oli juba kevad nii käes, et oli jutt, et see tuleb suvelugu ja siis me põhimõtteliselt nagu
ülihelikiirusel panime tiimi kokku ja Karl Kevad meil, Boondocksi Karl Kevad produtseeris väga tublisti ja bänd mängis sisse ja sõnad me kirjutasime vist ka umbes 2 päeva, meil oli palju mõtteid juba ennem, aga sõnade kirjutamise juures tuli mingeid nagu vasturääkivusi ka või? No see täpselt nii oligi, et mina sõitsin Tartusse mingitel asjaoludel, Sass läks sõbraga kuskile sünnipäevale ja siis hakkas mulle rääkima, need on elust enesest need sõnad, et hakkas rääkima, kuidas me peame ikkagi minema selle sõbraga, ma ei tea, kas tema nime tohib nimetada või mitte, me peame Milfijahile minema Pärnusse, on ju. Sina aga kirjuta oma sõnad ära, esmaspäevaks on vaja, kirjutada oma sõnad ära. Ühesõnaga, ma olin tigeda peale ja siis ma autoroolis... Mina olin tige tema peale, sest näiteks bänd hakkas juba nagu maha käima, ütles, et teilt ei tule neid sõnu niikuinii ja neil tule midagi niikuinii. Ja mina ütlesin, et kuhu siis jääb? No. Ei, no aga miks mina pean seda alustama, ma ei saa aru. Sinu poolt ma ka ju ei saanud midagi. Anyways, ma sõitsin nagu selle refrääni pooled sõnad, ma sõitsin autoga üksinda Tallinnast Tartusse maanteel, panin originaali peale ja siis salvestasin oma telefoni kaameraga igat seda laini. Mine parem heaga Milfijahile, see tuligi täpselt sellest kõnest. See on päris elust võetud. Neist ei tule superpaari, koletist ja kaunitari. See on minu lain, jah. Aga ja jälle... Mõned nopped ülejäänud veel ja mina pidin siis sellest loogida. See pole tõsi. Lõpuks ma olin nii tigeda peale. Ma olin tõesti jälle vihane. Ma olin tõesti ta peale nii vihane, et ma kirjutasin talle siis, miks sa neid sõnu pole kirjutanud, tuli ette. Ma kirjutasin talle mingi 4 A4 riime, mis kõik... 3,5. Need on mul arvutis. Ühesõnaga nagu mitu A4, kui sul on tegelikult vaja mõnda riibi. Kirjutasin talle mingi hunniku asju, kus ma tahtsin ära öelda, et sa oled ikkagi jobu, mine sinna Milfijahile. Samas veits nagu armastan ka, ma ei saa aru, mis su peast toimub, kas sa oled natuke loll. No ühesõnaga, panin kõik kirja, siis ta valis sealt siis oma keskis paremad minu lainid välja, lisas enda omad ja pani kokku ja siis juba oli laulame sisse ja nii see läks. See on äge, et see on nagu päris real life. See on full real life. Just. Ja sobib nagu hästi ja täiesti geniaalne kooslus nagu selle. Aitäh sulle julgete sõnade eest. Ma võib-olla nii päris... On. Ma loodan, et te panete nüüd edasi siis, et teil nagu mingisugused ideepojakesed... Mina arvan küll, et see edasipanemise projekt meil ikkagi kestab. Ma ei tea, kuidas muusikaga on. Kuulge, ma pean siia saate lõppu, mul on saade läbi tegelikult, ma pean siia saate lõppu ikka see tuli ka mulle meelde, et ma ju seal eelmises videos, meil on eelvideo ka, vaadake seda ka, kus me pisut libedale teele läksime. Ma ju küsisin, et millal see paugutamine hakkas, on ja me jäime selle koha peale, kus te saite autos kokku. Kas te läksite samal ööl? Ei läinud, läks ikka aega natukene. Ma räägin sulle, kas ma tohin ausalt. Vaata siia poole. Sina teadsid juba 2 kuud varem, olid Mihkli käest teada saanud. Kas ma tohin ausalt ära rääkida? Räägi palun, nüüd on see koht. Räägi sina. See on sinu. Räägi sina ja siis räägin mina. Just, super. Nii, juhtus selline lugu, et mina rääkisin kogu aeg sellest, et teeme kaverit, eks ma natuke käisin ja me esimesel õhtul tõesti, me magasime ühe diivani peal. Teineteise kaisus. Minu süles. Ja siis see nagu kestis ikka, kestis. Ja mina lihtsalt mõtlesin seda, et ma olen gentleman ja et kus ma lähen nüüd siis torkima seda tüdrukut niimoodi. Kui mujalt saab nagunii? Ei, mis mujalt saab nagunii? Ei, lihtsalt, et ma tundsin, et ma hindan neid vestlusi ja seda rohkem kui see, et kui ma nüüd küsin, et kas seksi ka saab ja siis võib-olla hirmutan ta kohe ära. Siis oli 5 päeva möödas. Jah. Me oleme 5 päeva juba koos olnud järjest. Nii. Ja siis 5. päeval küsisin mina Sassi käest. Ise? Ma küsisin niimoodi, et kuule, mulle vist tundub, et see mingi seksivärk ei ole nagu sinu teema või? Ja mis sa arvad, et mehel tõuseb selle peale? No täiesti masendab. Edasine ajalugu vaikim. Jah, et on teatud piirid, kust me üle ei lähe, aga ridade vahelt me oskame kõik lugeda. Nii lihtne see ongi. Tubli. Väga ilusasti. Ja siis me mõtlesime hoopis, et hea turundusplaan oleks see lugu koos teha ja... Järgmine singel oled oodatud, me ei tea täpselt, kus me teeme, on see lahutuspidu. Siis kui meil tuleb see uudis, meie
lahkuminekust? Teate, mida ma võin veel nüüd, kui ma teid jälginud, nagu olen siin, siis Nii. neid lahkuminekuid Terapeut. tuleb teil olema palju. Lahku ja kokkutulekuid. See on kõige huvitavam selle asja juures. Spektaakel, Anu. Ja sest teil on see, algus on ju ikkagi, pool aastat on ju lühike aeg. Öeldakse 2-3 aastat on ikkagi see nagu see mõnus ja ärev ja kõik on. Mina olen kuulnud 3-4 kuud. Ei, 3 aastat võib olla küll täiesti nagu fine, aga teil muidugi mitte nii kaua, aga teie selle 3 aasta. Nii, et lasta terapeut räägib, ja tunni on kallis. aga teil tuleb hind on selle eest, kui nad maksad. ja teil tuleb neid hästi palju, et me saame hästi palju artikleid kirjutada sellest, kuidas te jälle lahku läksite suure pauguga on ju. Aga pane tähele, iga kord Oota, saate kirjutada siis, kui meil mõni lugu välja. Just. Ja siis te tulite jälle kokku ja leppisite ära ja kõik on nii nunnu ja kõik on nii armas. Ja siis läheb natuke aega jälle ja siis jälle pauk ja siis jälle pauk ja vaheldumisi niimoodi. Minu küsimus, et kui tihti, kui see nagu juhtub, et kui tihti me sulle teada peame andma, kas ainult siis, kui lugu on, või peaks sulle muidu ka armas terapeut tegema? Mitte, et aastas 1 lugu, seda on liiga vähe. Aga mitu sa soovitaks siis aastas? No aastas ma arvan, et selline 3 tükki võiks tulla küll. Okay. Siis on vaja uut hakata tegema. Jah. Uut lugu hakkame tegema, lahutusega ei ole probleemi, aga lugu tuleb teha. Kuulge, aga sõbrakesed, suvi on ilus aeg, võib elada sellises onnis ilma katuseta ja kõik on fine ja kõik on suurepärane. Kuigi te olete talve üle elanud, mis on ka hämmastav, see on ka hämmastav, aga siis oli veel koduke, on ju. Et ma ei tea nüüd, kas ta siis permanentselt kolib sinu juurde sinna linnakotse, te ei tea veel, on ju. Aga muidu see karavan on, tootja lubab kuni -40, see on Rootsist toodud, nii et... Ja, aga te teate, ühel hetkel te võiksite olla ühe katuse all ja see visiiditamine jääb ära. Ära muretse, meil on plaanid. Järgmine uudis sul. Ja, teil on juba plaanid. Meil on plaanid tegelikult, ega me päris kõigest ka ei räägi, kuigi mulje jääb. Aga selles kontekstis ka, et praegu väga paljud kolivad siit üldse Eestist ära, kas seda ka olete? Aga sellega saab panna ju treileri taha ja... Just, ja panna mööda Euroopat ringi, nii et tuhiseb. Suvalki kanal tuleb küll ette, siis ei saa kaugele, aga noh. Sina jääd siia. No ja mina siis ka vist, noh. Tema läheb oma väikeste lastega minema, aga mina jään siia ja vaatan, kus ma saan kasulik olla. Millal on see õige hetk öelda, et kuule, nüüd võiks abielu peale mõelda? Ja võib-olla ka... Aga eks sa siis tule ütle meile, kui sa arvad, et see õige hetk on armas terapeut. Ütleme niimoodi, et me peame veel paar korda sinu juures käima, sest et sellist nii suurt kindlust veel ei ole. Aha. Aga et me peame seda baariteraapiat veel paar korda tegema. Kuidas siis hindad nagu selle meie teraapiasessiooni alguses mõeldes meie suhtepotentsiaalile ja lõpuni jõuda, Anu, mis on sinu hinnang, kas see on pigem kahanenud, kasvanud ja mis skaalal hinde olid 5? Ma ütleks 3 sõnaga, te olete paras paar. Aga aitäh teile, kallid sõbrad, ja siin nad on, noored, armunud ja õhevil. Nüüd hakkame sööma. Väga vabandame, et me oleme võtnud teie elust sellise pika aja ja... Ei, ära kunagi vabanda, selleks ei ole meil aega. Näita oma rinda parem, mis naise pilt see on seal? Võõra naise pilt? Jah, kes see on? Kas see on tehtud kirehoos? Tee üks lahti nüüd, siis muidu pole näha ju. Jah, kes see on? Miks ta kägistab ennast? Tissid paljad puha? Köömese plaadi kaas. See 5. albumi kaas. Maailma lõpp on. Kelle õde see oligi? Ma ei tea, kas ma tohin seda öelda. Kaspar Kaljasõde. Väga ilus. Vaadake, mulle väga meeldib see. Zoomige. See plaat on ka hea ja kaas. See juhtus niimoodi, et me palusime tal teha meie plaadi kaas. Andsime talle eelkuulata lood ja siis ta joonistas esimese emotsiooni, mis tal seda plaati kuulates tuli. See on kõige karvasema rinnaga, kõhuga naine Eestis ka. Tal tuli see tunne, et tahaks ennast ära kägistada. Selge. Aitäh. Kuulake ansamblit ka. Tulge kontserdile, jaa. Viimane võimalus on veel Paldiskis, Köömesel on praegu Lääne-Harju Rockil 16. mail, kus me oleme koos laval. Marilen tuleb külaliseks. Ka laulab selle kurikuulsa loo ära ja võib-olla veel midagi. Võib-olla veel midagi, jaa. Selge. Olge kohal, paneme siia loo lõppu kõik need kuupäevad ja kohad ja
ja laske tuuritage terve suvi. Te olete lahe paar, ma arvan, et teid paarina kutsuda kuhugi mingitele üritusele on tegelikult väga äge. Kutsuge. Kutsuge jalutama asja. Ja igale poole mujal. Okei, super. Aitäh. Kuulge, palju õnne, ma ei tea, teil ei ole tilkagi enam seal, pane ja tühja Mari-Len klaak. joob nii. Palju, et see on lihtsalt. Tühja kõhu peale kohe on keel pehme, täiesti nagu. Nii tore. Ja ilusat suve meile kõigile. Kommi. Just. Anna kommi.